Tere, Jüri! Rõõm teatada, et sina, Jüri Terkun, oled samuti liitunud valimisliiduga Kogukondade Viimsi. Miks tegid sellise otsuse? No aga siin põhjust pole väga kaugelt otsida. Küsimus on selles, et kui me hakkame arutama sellest, mis asi on erakond, siis on ju inimeste liit, kelle eesmärk on ellu viia ja teadvustada oma poliitilisi eesmärke ja selle najal siis täita oma ülesandeid ja kasutades selleks poliitilist võimu. Aga kogukonnad või kohalikud valitsused lähtuvad kogukonna huvidest ja eesmärkidest. Neil ei ole suure poliitikaga midagi pistmist. Seda enam veel, et tegelikult tihtipeale, nagu me siin oleme kogenud, erakonnad juhindavad või erakonna liikmed juhindavad oma otsustes kohalikes omavalitsustes erakonna juhtkonna poolt antud juhistest. Ja need tihtipeale ei lange, need huvid tihtipeale ei lange kogukondade huvidega kokku. Ja kogukonna kauaajalise liikmena soovid sa keskenduda eeskätt millistele teemadele? No kogukonna kauaaegsede liikmena ma tahaks rõhutada, et Viimsis on viimasel ajal laiendatud inimeste elamuplatse vastuolus looduskaitsega, arendades Viimsis elamurajoone pole arvestatud ei floora ega faunaga. Ma kujutan ette, et Viimsi vallavalitsus arvab, et Viimsis peaks elama 4 põtre, 10 rebast võib-olla ja 20 jänest. Paraku mina arvan, et nii see ei ole, et on aeg hakata mõistusega tegelema Viimsi arenguga. Minu meelest mõistuse vastane on juba seegi, et see Lubja mäealuse allikas on aetud torudesse. Aga tere tulemast meie liitu ja nagu meil kombeks, Ants on siis ette valmistanud mõned väiksed sümboolsed kingitused sulle. Nii, tere tulemast. See on sulle sügisülene. Siin on väiksemad kõrvitsad, mida saab kohe paista ja ei pea neid lõikama eriti ega küpsetama. Muidu öeldakse, et õnnelikult tsiklimees tunneb tema naeratuse järgi, kus on sääsed hammaste vahel, aga Jüri puhul on ka kuskilgi tagaistmel on kõrvits. Ma tahtsin veel hoiatada. Kuulasin just politsei teade oli, et üks mees läks poliitikasse ja kadus. Ma loodan, et ei sina ega mina ega Ivo, et keegi ei kao nii ära poliitikas. Nii et sa ikka koju jõuad naise laste juurde. Aga tere tulemast! Tere ja edu ja jõudu sulle! Edu saadab meid!